Tere taas teadusimile raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna jätkame spordi teemal ning uurime, kuidas lennutada linti võimalikult kõrgele. Nüüd ühendame lindikava ja kõrgushüppe. Te peate leidma lahenduse, kuidas panna lint võimalikult kõrgelt lendama. Võistlejatel on aega kõigepealt pool tundi, et oma vahendid ette valmistada. Võistlejatel on antud puitmaterjali, kummi, filmitopsid, veepudelid, vees lahustuvad vitamiinid. Kas te olete valmis? Jaa! Alustage! Siin ülesandest tuleb arvestada, et võistlejatele oli antud veel üks lisakitsendus. Nimelt ei tohtinud nad oma süsteemi inimenergiat katse ajal sisestada. See energia võis olla sinna varasemalt talletatud. Näiteks inimene võis tõmmata pingule kummipaela, kuid ta ei võinud hüpata ise pudeli peale, et siis selle hüppe tagajärjel see lint lendaks kuskile. Aga kuidas siis lennutada linti võimalikult hästi, võimalikult kõrgele? Esmalt tuleb leida midagi raskemat, mille külge see lint fikseerida. Näiteks filmitops. Sellisel juhul oleme lindi lennutamisülesande väga edukalt moondanud filmitopsi lennutamisülesandeks. Ja filmitopsi on juba palju lihtsam lennutada kui lihtsalt linti. Enamik võistlejaid kasutasid oma lahenduses laualt leitud kummipaelu, kuid sellele lisaks oli laual veel mitmeid erinevaid kütuseid, mis suutsid filmitopsi kõrgele lennutada. Üks lihtsaim viis on kasutada vitamiinitabletti, mis veega kokkupuutel hakkab eritama süsihappegaasi. See, mis gaasi see tablett õigupoolest eritab, ei olegi ülesande seisukohalt oluline. Oluline on, et seda tekiks võimalikult palju ja võimalikult ruttu. Kui ükskõik, mis gaasi suruda väikesesse anumasse kokku, siis kasvab selles anumas gaasirõhk. Ning kui see gaasirõhk kasvab nii suureks, et anum ei suuda selle enam vastu pidada, siis leiab see gaas tee anumast välja. Kui gaas väljub anumast ühes suunas, siis anum ise peab liikuma teises suunas. Seejuures ongi kõige tähtsam, et sellel anumal oleks sisse disainitud nõrk koht. Näiteks kork. See nõrk koht loob gaasile võimaluse sealt esimesena välja murda, mis tähendab, et me saame väga hästi kontrollida, kust pääseb välja gaas ja kuhu suunas liigub anum. Kui anum on ühtlaselt tugev, siis võib nõrk koht tekkida ükskõik kuhu ning see, kus suunas anum lendama hakkab, ei ole enam meie kontrolli all. Vaatame nüüd, kuidas tuli lahendada seda ülesannet vitamiinitabletiga. Võtame selle topsi, tilk vett ja nüüd tuleb olla kiire. Tablett sisse ja kork peale. Nüüd tuleb valmis olla. Õige lahendus on siin võimalikult vähe vett, võimalikult väike ruumala, kuhu seda gaasi koguda ja siis lasta see tops lendu. Aga tuleb astuda tagasi. Oh! Teine viis gaaside abil filmitopsi lennutamiseks on selle sama topsi sees tekitada plahvatus. Plahvatuse tulemusena on topsi sees väga palju kuumasid gaase, mis ei taha enam lihtsalt sinna topsi sisse ära mahtuda ning otsivad samamoodi topsist väljapääsu. Nii nagu vitamiinitablettide puhul on ka seekord oluline, et meie topsil oleks disainitud nõrk koht ehk taaskord kork. Selleks, et seesugust plahvatust korraldada, tuleb laua pealt üles leida tulemasin ning tutvuda selle hingeeluga. Tulemasinat on olemas mitut eri tüüpi. Meil on olemas sellised rulliga tulemasinad, kus kui ma tõmban rulli, siis metallist rullik hõõrdub vastu tulekivi, tekitab sädeme ning süütab tulemasina sees oleva gaasi. Teine liik tulemasinaid on sellised nupuga, kus kui ma vajutan nuppu, siis tekitatakse säde ning see säde süütabki põleva gaasi. Meil on vaja seda nupuga tulemasinat. Nupuga tulemasina sees on piesoelektriline kristall ning kui seda kristalli kokku suruda, siis tekitatakse elektriline pinge. Kui vajutame tulemasina nuppu, siis selle sama pinge tulemusena tekitatakse säde ja see säde süütabki põleva gaasi. Kui seda sama tulemasina gaasi segada õiges vahekorras õhuga ning püüdada kinni sellesse samasse anumasse ning seejärel kasutada tulemasina seest saadud piesoelektrilist elementi, siis saamegi tekitada topsi sisse plahvatuse, mis selle topsi väga-väga kõrgele lennutab. Selle jaoks tuleb nupuga tulemasinast eemaldada see sama nupumehhanism, mis alla vajutades tekitab väikese sädeme. Selle sama nupumehhanismi kinnitame puitklotsi külge, kuhu olen eelnevalt fikseerinud filmitopsi korgi ning vedanud ka 2 juhet, mis jooksevad siit plaadi alt
siia filmitopsi korgi juurde ning teise poole olen jätnud vabaks, kuhu saan lisada sellesama nupumehhanismi. See tähendab, et meil on valmis süütemehhanism ning nüüd tuleb lisada ainult rakett ning raketikütus. Kuna tulemasina gaas koosneb propaanist ja butaanist, siis on ta õhust raskem. Seega saame anuma täitmiseks kasutada seda sama tulemasinat, kust nupumehhanismi eemaldasime, sest et gaasi saame siit välja lasta ikka. Laseme siia sisse natuke gaasi ning kinnitame ta meie stardiplatvormile. Nii, lähen ise taha poole. Ja loeme nüüd 3, 2, 1. Ja niimoodi saabki lennutada lindi või lihtsalt filmitopsi kõrgustesse. Kohtumiseni!